Так что где-то здесь, чтобы не было. Okei. Тогда готовus. Läks готоvo. No täna 2010. aastal panen mina küünle sama koha peale, kus koha peal oli maetud 1956. aastal meie president Konstantin Päts. Koht on sama, olukord on täpselt sama, mets ja kinni kasvanud, ei ole tähist midagi. Vana kalmistu. See on jah, vana kalmistu küll, aga ta on kinni kasvanud ja ei ole meie Konstantin Pätsi aua koha peal mingisugust tähist ega märki ja ei leia meie praegult üles, nii kui 88. aastal me tulime siia umbkaudselt koht, nüüd on ta ka umbkaudselt koht, et mis meie ülesandeks või meie peaks kohuseks jääks võib-olla tähistada. No minu peale rohkem millegagi tähistada kui selle küünlaga metsas. Pane sinna. И придется опять его память ставить свечку в лесу. Этим мы почтим его память и благодарим русских товарищей, которые нам так здорово помогли при розыске могилы и установлению последних дней жизни президента Пятца на земле Российской Тверской области. Ага, сейчас. Kui ma ütleks, siis ma ütlen seda, et need tegelased, kes käisid siin ja nägid suure vaeva muinsuskaitse ja presidendi pojapoeg, kõik käisid siin ja tegid suure töö ära, leidsid üles selle eest nendele suurimad tänud, aga siiski oleks võinud kuidagi mõelda selle peale, et jäädvustada ka see koht Venemaal siin ja natukese neid inimesi ka meeles pidada, kes aitasid, kes olid need esmaavastajad ja näitasid selle koha kätte. Ja pärast kannatasid selle pärast ka muidugi. Selle pärast kannatanud ja presidendi pojapoeg kandideeris presidendiks, sai kätte maad ja metsad ja varad ja majad ja pangad ja värgid, kõik vanaisa omad ja nüüd ei ole nii palju, et tahvlikene siia kuskile Venemaa metsa panna. Venemaa metsa panna või. Nüüd on varad. Ühesõnaga, see on nüüd minu vaatel, mina esindan kõige lihtsamat, kihti lihtrahvast, kellel pole mingi suur pretensioone, ambitsioone, ei poliitilisega, majanduslikke ja miskit ja teeme oma, ajame rahva diplomaatiat.